Üks viktoriini küsimus sissejuhatuseks, et mis te arvate või pakute, et kui palju on Tallinna börsil ühel üldkoosolekul kõige rohkem inimesi kohal käinud? Selline suurusjärgu pakkumine. Ma uurisin täna hommikul börsilt järgi ja ma ei oska kinnitada, et kas see on õige või vale, see tundub natuke väike, aga ju siis nii on, kui nad ütlesid. See number on 99 ja just selle numbri kontekstis on hästi hea meel, et kvartali tulemuste ja nii-öelda finantsplaani esitluseks tuli kokku siia üle 50 inimese, mis on ikkagi selle 99 inimese üldkoosoleku kõrval ikkagi päris suur number. See tähendab ainult ühte asja, et LHV Grupi aktsionärid on väga tugeva omanikutundega, mis on äärmiselt meeldiv, sest see paneb ka meid rohkem tööle ja tegelikult adresseerib mõnevõrra seda soovi, mis me ka välja ütlesime, et see niimoodi ka oleks, et meilt küsitakse ebamugavaid küsimusi ja et teistpidi, et seda omanikutunnet nii-öelda süvendada ka, et siis me alustasime, nagu Priit ütles, kuu ülevaadet avaldamisega ja finantsplaani avaldamisega ka, et finantsprognooside avaldamine mujal maailmas pigem on nii-öelda tavapärane. Eestis on ta ikkagi väga ammu aegu tagasi korraks tehtud, aga pigem mitte. Tahaks seda nii-öelda müüti murda ja selle sisu on võib-olla see, et tänapäeval, kus kõik on läinud nii palju operatiivsemaks ja kiiremaks, et kui me ise enda jaoks neid kuu ülevaateid koostame, siis nende jagamine või lihtsalt nii-öelda börsisüsteemi kaudu ülespanemine ei ole mitte mingisugune vaev. Ja adresseerib ta siis põhimõtet, et kui suurinvestorid saavad osaliselt läbi nõukogu liikmeks olemise omal info kohe kätte, siis tegelikult võiks täpselt sama kvaliteedi ja sisuga olla nii-öelda väikeinvestorite infovahetus täpselt samasugune. Aga hakkame pihta, et ma alustan 4. kvartalini ülevaatega ja siin sisu on väga lihtne. Meil oli väga edukas 4. kvartal koos tugevate ärimahtude kasvuga. Klientide aktiivsus oli väga kõrge ja seda veavad nii LHV Pank kui ka varahaldus. Kvartali puhaskasum oli 5,7 miljonit eurot ja omakapitali tootlus väga arvestatav 19,6%. Kvartal sisaldas ühekordseid tulusid, kulusid ka. Neid ma näitan võib-olla, siin on parem näha. Et pointerit ei ole, et hakkame sealt ülevalt allapoole tulema. See kehtib, siin ei ole. Mis punane? Aha, on olemas. Et hästi oluline on aru saada, et meil mõlemad põhitegevusega seotud tulud ehk intressitulu ja teenustasu tulud suurenesid mõlemad kvartali jooksul circa 500 000 euro võrra. Samal ajal, mis on natukene negatiivne, on see, et meil on suurusjärguna 65 miljoni euro suurune võlakirja portfell ja selle nii-öelda hinnad tuleb kajastada turuväärtuses ja need siis vastavalt kvartalile võivad, nii kuidas turud on, võivad muutuda. Kui eelmisel kvartalil me saime sealt 400 000 eurot kasumit, siis see kvartal circa 500 000 eurot nii-öelda võlakirja hinnad vähenesid. Tulemuseks on siis see, et tulud kokku jäid sisuliselt samale tasemele kui 3. kvartalis, natukene tõusid. Kulud suurenesid 670 000 euro võrra. Siin sees on ka Danske kapitaliga seotud kulu. Selle taust on see, et kui LHV varahaldus 2016. aastal Danske kapitali ostis, siis sealt tekkis immateriaalne vara, firma väärtus ja seda põhimõtteliselt tuleb amortiseerida. Miks ta jäi 4. kvartalisse ainult ja miks seda ei tehtud varem, siis põhjus on eeskätt selle pärast, et ostuanalüüse võib läbi viia 12 kuud, et aru saada, mis see õige amortisatsioon on. Ja me tegime selle küll natukene kiiremini, aga see sõltus olulises osas
sellest, et kuidas nii-öelda soetatud klientide lahkumine, millistes mahtudes ta olema saab. Ja kui see esimeste kuude järel selgeks sai, siis oli see ostuanalüüsi nii-öelda sisend. Ehk pikk jutt lühikselt kokkuvõttes, siis see ostuanalüüs võttis natukene aega, detsembris sai ta tehtud ja siis see kulu jäi 4. kvartalisse. Tulevikus saab ta olema nii-öelda aasta peale ära jagatuna. Allahindluste eelne kasum küll vähenes selle kulu tõttu, aga puhaskasum sisuliselt jäi eelmise kvartaliga samale tasemele ja põhjus siin on selles, et me pöörasime tagasi osa provisjone ehk siis laenude allahindlusi. Põhjuseks siin on see, et meil on Leedus äriüksus Moki Leasingas, kus meil õnnestus müüa lootusetuks tunnistatud nõuded. See tähendab seda, et meie varasemate aastate võlglased, kelle me olime ise bilansist maha kandnud, nende bilansiline nii-öelda väärtus oli 0, aga siis turul leidus ostja, kes neid oskas teistmoodi hinnata. Me müüsime need maha ja saime sealt erakorralist ühekordset tulu 900 000 eurot. Ehk see mõnes mõttes tasandas ära selle Danske kapitaliga seotud kulu ja siis võlakirja hinnaliikumise. Puhaskasum kokkuvõttes sisuliselt samal tasemel. Küll aga on ääretult oluline, mida teevad sellised põhimõttelised alustrendid. Meil hoiused kasvavad väga kiiresti, laenud kasvavad veel kiiremini. See, et meil laenud iseenesest kiiremini kasvavad, on suhteliselt okei, sellepärast, et meil laenuhoiuste suhe on sellisel tasemel, kus laenud võivadki natukene kiiremini hoiustest kasvada. Teistpidi öeldes on see isegi väiksemat sorti eesmärk. Küll mitte väga kaugele minnes, aga praegu seda ruumi on. Fondide kasv oli ka täiesti arvestatav ja eraldi rõhutaksin üle, et 8400 klienti ühe kvartaliga on ikkagi väga super tulemus. Ehk selle slaidi kokkuvõte on see, et kuigi ta konkreetses kasumis siin ühekordsete muutuste tõttu veel välja ei paista, siis kõik alustrendid on väga tugevad. Aga ma annaksin sõnajärje Erki Kilule üle, kes räägib nüüd täpsemalt pangast. Peale seda Joel räägib varahaldusest juurde, et Erki, palun. Nii, panga poole pealt 2 slaidi. Esimese slaidi peal 2 kõige olulisemat näitajat, hoiuste kasv, laenude kasv ja enne kui ma nendest räägin, siis tahaks ära öelda, et 4. kvartalis jätkus meie uute klientide tulek täpselt samas tempos, nagu ta on olnud viimastel kvartalitel. Üle 7000 uue kliendi tuli ja aastaga kasvas meie klientide arv 80 000-lt 110 000 kliendini, et seda on väga palju, meil pole kunagi nii palju uusi kliente tulnud mitte ühelgi aastal. Ja kui nüüd vaadata hoiuseid, siis hoiused kasvasid 30 miljonit. Peamiselt tuli see kasv nõudmiseni kontojäägi kasvust. Tähtalised hoiused vähenesid, kuna nende intress on suhteliselt väikene, paljud seda ei pikenda ja raha jääb siis kontole seisma. Pluss siis uued kliendid, kes tulevad, valdavalt nad tulevad arveldama, on need ettevõtted või eraisikud, et nende kaudu siis ka kasvab rahajääk. Ja kui vaadata, kuhu meie hoiuste kulu on jõudnud, siis ta on jõudnud täna umbes 0,2%. Ehk see tähendab, et meil on panga jaoks juba üsna odav finantseerimine olemas ning meie panga likviidsus on ka väga hea, ehk raha, mida välja anda hea hinnaga on tegelikult meil olemas. Ja see kajastubki juba siin alumisel graafikul ka, et laenu kasv oli siis 4. kvartalis 58 miljonit eurot. Peamiselt tuli see, nagu ta siiamaani ikka tulnud, ettevõtete laenude kasvust suurem osa, aga kuna me tõime 4. kvartalis ka kodulaenu turule, siis see on nüüd suuruselt teine laenutoode, mis on hakanud kasvama lisaks siis ettevõtete laenuportfellile.
Ja kolmas väiksem laenuportfell, mis endiselt jätkas 4. kvartalis kasvu, on väikelaenud, mida me teeme siis LHV Panga tütarettevõtte LHV Finance'i kaudu. Nüüd need ärimahud jõudsid ka üsna ilusasti tuluridadele, et kasvasid nii intressitulud kui ka teenustasutulud ja kulud, nagu ikka aasta lõpus on nad tavaliselt olnud, nii ka seekord natukene suuremad võrreldes 3. kvartaliga, aga midagi väga erakorralist ma sealt välja ei oska tuua. Et kui Madis rääkis siin enne, et me saime panga võlakirja investeeringutelt kahjumit 500 000 eurot 4. kvartalis, siis see ei ole midagi erakorralist, et võlakirja portfell on meil olnud aegade algusest peale. Me oleme alati vaadanud seda, et kas raha, mis meil on, kuhu seda oleks võimalik siis võimalik ja mõistlik sellel hetkel, kus me täna oleme, paigutada. Esimene variant on loomulikult see laenudena välja anda, aga kuna me peame likviidsust hoidma ja täna on meil likviidsus veel eriti kõrge, siis reaalselt hoides raha Euroopa Keskpangas me maksame kogu aeg sellele peale. Eelmisel aastal 2016 me maksime umbes 1 000 000 eurot Euroopa Keskpangale, et oma vaba likviidsust seal hoida. Ja sellepärast meil on endiselt olnud ka umbes 65 miljoni euro eest eelmisel aastal võlakirja portfell. Ja aasta lõpus lihtsalt intresside tõusu tõttu portfelli väärtus natukene langes. Aga samas vaadates 3. kvartalit olid jälle kenasti tõusus, et aasta kokkuvõttes me jäime ikkagi kenasti plussi sellega. Nii nagu ka varasematel aastatel oleme jäänud. Ja laenude väärtuse langus ehk provisionid, midagi väga erilist ei olnud, natukene suurem kui 3. kvartalis, aga ma tooksin siinkohal välja just need 2 kõige olulisemat punkti, mis ei iseloomustanud mitte ainult 4. kvartalit, aga kogu eelmist aastat. Et esiteks meil õnnestus üsna heal tasemel hoida intressimarginaal, laenuportfellid kasvasid, aga me suutsime ka head intressitulu teenida ja teiseks siis laenude kvaliteet oli terve aasta jooksul väga hea. Ehk krediidikahjusid praktiliselt meil ei olnudki. Et need, mis me provisioneerinud oleme, nad on ikkagi nagu väga-väga väiksed võrreldes meie laenuportfelli suurusega. Ja kvartali tulemus 3,2 miljonit eurot kasumit panga poole pealt. Et siin mul panga kohta ongi slaidid esitatud, annan sõna Joelile. Tere! Varahaldusel 4. kvartal sarnaselt 3. kvartalile oli tegelikult väga hea. Meie fondide maht kasvas kvartaliga 37 miljonit eurot, jõudis 974 miljoni euroni. Me lisasime kvartaliga endale 2900 aktiivset teise samba pensionifondi klienti, mis oli siis rohkem, kui me tegelikult 3. kvartalis nägime. 3. kvartalis oli see number 900. Ja lisaks sellele, et me uusi kliente lisasime, siis ka tegelikult meie olemasolevad kliendid lahkusid väga sellises tagasihoidlikus tempos, kui me vaatame ajaloolisi trende. Siin alumisel graafikul on välja toodud siis Eesti pensionisüsteemi kõige populaarsemate ehk siis 50-50 pensionifondide tootlused aastal 2016. LHV pensionifondi L on siin see kõige ülemine punane joon. Ja aasta jooksul me võtsime keskmiselt vähem investeerimisriski, mis tähendas seda, et meil õnnestus see aasta selliste suhteliselt väikeste kõikumistega üle elada ja kokkuvõttes jõudsime siis punkti, kus enam-vähem ka kõik ülejäänud sama kategooria fondid lõpetasid, aga marginaalselt ikkagi olime siis järjestuses teisel kohal. Kui vaadata konservatiivsete fondide tootlusi, siis seal LHV pensionifond S oli esimesel kohal.
Suuremad uudised, mis me veel 4. kvartalis tegime, tõime turule passiivselt juhitud pensionifondid. Olime Eestis esimesed, kes seda tegid. 10. novembril meie fondid alustasid. Tänaseks on meie passiivselt juhitud teise samba fondis 750 klienti ja 3. samba fondis umbes 250 klienti. Kui me vaatame numbreid, siis esimese asjana võib-olla silma hakkab on see, et kui meil 3. kvartalis oli varahalduse puhaskasum 2,15 miljonit eurot, siis 4. kvartalis oli see 1,76 miljonit. Tulud olid sisuliselt samad, nii 3. kui 4. kvartalis. Ja see puhaskasumi vahe 4. versus 3. kvartal tulebki siis sellest, millest juba Madis tegelikult rääkis. Tegime aastal 2016 Danske Kapitali fondide omandamistehingu ja pärast seda tehingut me pidime läbi viima ostuanalüüsi, mille järel siis tekkis varahalduse bilanssi 6,6 miljonit immateriaalset vara, millest 2,6 miljonit on goodwill ja 4 miljonit siis kliendilepingud. Ja seda kliendilepingute väärtust me peame siis amortiseerima ja siis põhimõtteliselt 400 000 oli siis see amortisatsiooni määr või kogus, mis me 4. kvartalisse sisse võtsime. See ei olnud nüüd ainult selle 1 kvartali amortisatsiooni, vaid siis kogu 2016. aasta amortisatsioon. Ja edaspidi sellest, kui me ütlesin, et 4 miljonit oli see kliendilepingute osa, millest me nüüd 400 000 ära võtsime, siis järgi jääb 3,6 miljonit ja siis seda me nüüd amortiseerime siit edasi tempos 1% kuus. Ehk siis sisuliselt järgnevates kvartalites saab see olema natukene rohkem kui 100 000 eurot kuus, et mitte enam 400 000. Aasta lõpus tegime LHV Grupile aktsiakapitali vähendamisest tuleneva tagasimakse 2,7 miljonit eurot. LHV varahaldus on grupi jaoks kapitali tagastav üksus. Grupp saab kasutada seda kapitali siis panga kasvu finantseerimiseks. Ja eelmise aasta lõpus siis tuli ka kaua oodatud uus investeerimisfondide seadus, mis jõustus äsja 6 aega tagasi, 10. jaanuaril. Ja põhimõtteliselt see on varahalduse jaoks 2 mõju. Üks mõju on see, et ühelt poolt selle investeerimisfondide seadusega me jääme ilma väljumistasudest, mida me varasemalt saime võtta. See vähendab varahalduse tulusid keskmiselt 0,5–0,6 miljonit eurot aastas. Aga teiselt poolt selle seaduse plusspool on see, et meil õnnestub tagastada grupile kapitali, sest omavahendite, omaosakute nõuded vähenevad ja me saame siis sellel aastal tänu sellele seadusele grupile tagastada üle 5 miljoni euro kapitali. Võib-olla siis, mis siin veel slaidide peal kirjas on, et veebruarist alanevad teise samba haldustasu määrad keskmiselt 19%, et see ei ole midagi ootamatut. Mida suuremaks meie fondid saavad, seda madalamaks läheb ka haldustasu, aga siis seda fondide mahu kasv kompenseeribki. Aga haldustasu ei kasva samas tempos fondide mahuga. Ja mis puudutab Danske Kapitali fondide ühendamist ja liitmist, et siis see protsess saab maikuus läbi, vähem kui 3 kuu pärast, et siis me ühendame Danske sarnase strateegiaga fondid LHV sarnase strateegiaga fondidega. Ja ma arvan, et ma hetkel muud siin rohkem ei kommenteerikski. Nii ja võib-olla viimase äriüksusena väga pikalt ei peatu, aga Leedus tegutsev Moki Leasingas ja Moki Leasingase puhul paar näitajat, et all on uusmüügi graafik. Te näete, et siin eelmise aasta keskel see uusmüük kukkus suhteliselt järsku ära. Ta küll nüüd viimase 2 kvartali jooksul on taastunud. Selle ärakukkumise põhjus oli Leedus muutunud regulatsioon,
mis siis nii-öelda laenu väljastamisel käsib arvestada ka kaaslase sissetulekutega ja see müüki pärsis päris oluliselt, aga me oleme jõudnud faasi, kus see müük on natukene taastunud ja loodetavasti taastub ka edaspidi, kuigi me siin väga suurt ja kiiret ümberpööramist ei näe. Portfell on mõnevõrra eelmiste kvartalitega kasvanud, aga sisuliselt eelmise aastaga samal tasemel. Krediidi kvaliteet Leedus on paranenud, aga eelkõige läbi selle, et me oleme müümas nõudeid, mis siis põhimõtteliselt on üles öeldud. Ehk kui kliendid jäävad meile võlgu, siis kusagil 90 päeva võlapäeva juures me müüme need nõuded maha. Aga sellise nagu väljastatava uusmüügi puhul see kvaliteet on suhteliselt stabiilne. Ei ole väga tugev, ei ole ka nõrk, ütleme siis, et selline keskmine. Ja tulemustest nii palju, et müügitulud või tulud on sisuliselt samal tasemel. Kasum enne allahindlusi on sisuliselt samal tasemel ja mis puhaskasumit mõjutas, oli siis see enne räägitud lootusetuks tunnistatud nõuete müük, mis siis tõi küll 900 000, aga teistpidi tehti natukene provisjone vastu ka. Igal juhul kvartali kasum peaaegu 1 000 000 eurot tagas nii kvartali plaani kui ka siis terve aasta plaani täitmise. Nii, aga ma siin rohkem ei peatu. Ja iga aktsionäri väga rõõmustav nii-öelda graafik, et ma aktsiahinna osa spekuleerida ei tohi, aga tagantjärgi vaadates tundub see mulle enam kui loogiline. Senikaua, kuni meil 20% omakapitali tootlus püsib, on ilmselt ka kõik suhtarvud õigustatud ja kuni me veel kasvada suudame, on see tagantjärgi kõik enam kui loogiline. Aga tagantjärgi oleme me kõik targad, eks ju. Igal juhul suhteliselt rõõmustavad graafikud. Nii, kas teil on 4. kvartali osas äkki mingeid küsimusi? Muidu me lähme edasi finantsplaaniga. Muidugi hiljem võib ka küsida ja kõige lõpuks me jääme siia pärast veel nendele küsimustele vastama ka, kui keegi tahab eraviisiliselt. Aga lähme finantsplaaniga edasi. Ma annaks alguses kohe Erkile sõna, et seal on pank, varahaldus ja grupp sellises järjekorras. Jah. Kõigepealt, kõik info on siin ühe slaidi peal kirjas, et kõigepealt, kui vaatama hakata ärimahtude poole pealt, siis me prognoosime, et meie hoiused ja laenud kasvavad sellel aastal umbes suurusjärk 10 miljonit eurot kuus ja aastaga siis natuke üle 120 miljoni euro. Nüüd ma vaatasin foorumis juba osad arvas, et laenu kasv on võimas ja kust see tuleb, aga ma ütleks nii, et meil eelmisel aastal oli kasv 130 miljonit, üle-eelmisel aastal 100 miljonit, et see 120 miljonit jääb sinna vahepeale ja me ise usume sellesse kasvu. Ühelt poolt on need loomulikult laenud ettevõtetele, millega me jätkame samas tempos ja samamoodi, nagu me siiamaani oleme neid teinud. Aga teiselt poolt sellel aastal peaks oluliselt suurenema ka eraklientide laenuportfelli maht. Kui vaadata turgu, siis Eesti turul pooled laenudest on väljastatud ettevõtetele ja pooled eraklientidele. Meie pole praktiliselt selle eraklientide poole peal väga olnud, et võib-olla järelmaksu, krediitkaardi, mingite selliste toodetega oleme olnud, aga üldiselt me oleme toimetanud ainult sellel ühel poolel, kus on ettevõtted. Ja nüüd, kui meil on kodulaen, me oleme rohkem keskendunud ka eraklientidele, teeme erinevaid erakliendi laenutooteid, siis ma usun, et ka see hakkab sellel aastal kiiremini kasvama. Ühelt poolt loomulikult on seal väiksemad marginaalid kui ettevõtete laenude poole peal, aga samas kui kapitalinõuded eraklientidele on väiksemad. Nii et kokkuvõttes see kapital, mis me selle portfelli kasutamisele paneme, võib olla väiksem kui samas suurusjärgus teha ettevõtete laene. Nii et kokkuvõttes ma arvan, et see 120 miljonit eurot laenu kasvu on ikkagi üsna realistlik
eesmärk ja ei ole ei optimistlik ega ka konservatiivne. Hoiuste poole pealt see 120 miljonit pluss tuleb valdavalt nõudmiseni kontojäägist, et siin me ei prognoosi mingeid intressi suurendamisi, tähtajalist hoiuste kasvu, pigem on ta siis uute klientide puhul raha, mis kontole jõuab ja olemasolevate klientide kontojäägid samamoodi. Ja kokkuvõttes nüüd, kui vaadata neid tuluridasid, siis peaks nii intressitulu kui ka langev intressikulu, mis meil jätkuvalt langeb, jõudma ilusasti netointressitulu rea peale ja siin on kasvuks on planeeritud 30%. Nüüd teine oluline tulukomponent on meil teenustasutulu. Siin me oleme planeerinud 20% kasvu. Iseenesest enamus meie pangatooteid on kas tasuta või üsna madalalt hinnastatud. Nii et selle 20% tegemine võib olla isegi ambitsioonikam kui intressitulu 30% kasvatamine. Et kus me näeme seda teenustasu tulu kasvu, siis esiteks, kuigi meie tavaklientide jaoks on kõik maksed tasuta, siis meil on ka päris palju maksevahendajaid, kelle jaoks meie pangateenus ei ole tasuta ja kõik maksed, mis nende klientide poolt tehakse, on meil hinnastatud ja maksevahendajate käest me tegelikult teenime päris korraliku teenustasu tulu. Siis teine koht, kus teenustasu tulu hakkab sellel aastal rohkem tulema, on kaartide kuutasud. Alates eelmise aasta sügisest on meil kaartidel kuutasu 1 euro ja see katab siis rohkem juba neid kaardi kulusid ära, nii et sealt peaks hakkama ka midagi üle jääma. Nüüd kolmas koht, mis tänasel päeval muidugi üsna hästi töötab, on jätkuvalt kõik investeerimisteenused, väärtpaberite vahendamine, portfellihaldus. Investeerimine on hetkel jätkuvalt kuum ja meie kliendid teevad ka üsna hästi erinevaid tehinguid. Nii et investeerimisteenustelt teenustasu tulu teenimine on meil planeeritud sellel aastal väikeses kasvus võrreldes siis eelmise aastaga. Nüüd siinkohal võib-olla ma räägin ka selle ära, et kui meil eelmisel aastal oli veel investeerimisteenuste pakkumine ka Lätis ja Leedus, suhteliselt väiksed kontorid mõlemas riigis 3 inimest, siis Lätis me sulgesime selle 1. aprillist eelmisel aastal, kuna lihtsalt see ei olnud mõistlik tegevus oma väikeste tulude ja suurte kuludega, siis nüüd me oleme jõudnud ka Leedus täpselt samasse seisu, et 500 klienti, kes meil Leedus on, ei tooda piisavalt tulusid ja me oleme otsustanud siis Leedus oma väikese investeerimisteenusega ära lõpetada, et kõik, mis käib MOK-i liisinguse kohta, see jätkub, aga et panga Leedu kontori ja Leedu tegevuse me sulgeme ka siis esimese kvartali lõpus. Järgmise aasta algusest hakkavad kehtima ka erinevad regulatsioonid Euroopas, mis karmistavad veelgi igasugust investeerimisteenuste pakkumist ja toovad kaasa täiendavaid kulusid, eriti veel, kui seda tegema hakata teises riigis. Ja siis neljas koht, kus me teenustasu tulu kasvu prognoosime selleks aastaks, on privaatpangandus, et me tuleme järgmisel nädalal neljapäeval siis uue privaatpanganduse pakkumisega välja, et loodame, et siis meie privaatpanganduse klientide portfell kasvab ka sellel aastal kenasti. Nüüd muudest numbritest järgmine oluline koht on laenude allahindlus, laenuprovisionid. 3,3 miljonit on peaaegu 2 korda suurem kui see, mis me eelmisel aastal tegelikult nägime. Aga esiteks tuleb arvestada, et meie laenuportfell kasvab ja teiseks, et eelmine aasta oli ikkagi väga hea aasta. Kas see aasta tuleb nii hea, raske öelda. Tahaks loota, et tuleb, et siis
loomulikult need laenuprovisionid on ka väiksemad ja siit võib tulla selle võrra parem kasumlikkus. Kui nüüd üldse vaadata, siis väga suuri numbreid, 40 miljonit eurot tulusid, umbes poole sellest me kulutame ära ja ülejäänud pool jääb siis kas laenude allahindlusteks või kasumiks. Ja kokkuvõttes peaks me jõudma umbes sellise 52% kulutulu suhtarvuni. Kapitali tootluse osas pank prognoosib enam-vähem sama taset, mis on 3 eelmisel aastal olnud 17% aastas. Nii et sellel aastal peaks jääma samasse suurusjärku. Üks oluline asi veel, et esimest korda sellel aastal me oleme teinud sellise finantsplaani, mille puhul me ei eelda, et kapital küsib grupilt täiendavat, et pank küsib grupilt täiendavat kapitali. Me püüame siis ise teenida nii palju kasumit, selle vahe auditeerida, et see tagaks meie prognoositud laenuportfelli kasvu. Et see on nagu üsna oluline komponent, et me sellel aastal panga poole pealt ei lähe teadlikult raha kaasama. Et kui laenumahud peaksid millegipärast olema suuremad, siis on teine teema, aga plaani järgi me pangas kapitali ei vaja. Ja tervikuna keskendume sellele, et saada uusi kliente, tõsta klientide aktiivsust. Suur osa laenutooteid, või ütleme üldse pangatooteid, mida annab teha, on meil tehtud, on need laenutooted, maksete tooted, interneti, mobiilipangad, et kõik on nagu olemas, et nipet-näpet saab alati paremaks teha, aga me püüame siis keskenduda sellel aastal rohkem sellisele kasutusmugavusele ja klientide teenindamisele, et kõik, mis puudutab internetipanga, mobiilipanga täiendusi, mingeid huvitavaid funktsionaalsusi, et kõik, mis kliendi elu mugavaks teevad, et see on see, millele me sellel aastal tahame rohkem keskenduda. Nii, aga Joel, sinu kord. Aitäh. Varahalduse prognoos. Ma alustaks siit ärimahtude juurest. Et kui meil 2016 aasta oli lõppes aasta fondide mahuga 974 miljonit eurot, siis me täna näeme ette, et selle aastaga võiks need mahud umbes 19% kasvada ja me võiksime jõuda siis 1,16 miljardi euroni. Nagu ma enne ütlesin, siis meie valitsemistasud see aasta langevad umbes 19% ja samamoodi me jääme ilma ka väljumistasudest, et see siis selles mõttes sööb selle kasvu mõju ära. Ja see 19% valitsemistasude langus on selle võrra ka suurem, et meie Danske fondid omandasime, et lihtsalt see aste on nagu tavapäratult suur. Aga kuna me neid fonde ei omandanud aasta alguses, vaid teises kvartalis, siis kokkuvõttes see netoefekt tuludele on ikkagi see, et me peaksime 2017. aastal tulusid umbes 5% võrra kasvatama ja kulude poole pealt siis näeme ette, et kulud võiksid langeda umbes 4%, sest 2016. aastasse jäid mitmed kulud, mis olid siis seotud otseselt selle Danske tehinguga. Ja kokkuvõttes see tähendab seda, et kui meil 2016. aastal oli kasum enne tulumaks 6,1 miljonit, siis me 2017. aastal usume, et see võiks umbes 1 miljoni võrra suurem olla. Ja kuna meil on plaanis maksta dividendi sellel aastal, siis me peame kandma ka tulumaksu kulu. See on siis esimest korda, kui varahaldus oma tegevuse jooksul dividende maksab ja tulumaksu kulu kannab. Et siis selle võrra meie puhaskasum pärast tulumaksu peaks võrreldes eelmise aastaga 5% langema ja siis 6,1 miljoni pealt jõudma 5,8 miljoni peale. Et võib-olla see viimane punkt, mis siin all on välja toodud, et korra enne puudutasin seda, aga siin on siis nagu numbriliselt seda ka sisustatud,
et nii-öelda see netodividend, mis me välja tahame maksta, on 5,1 miljonit ja siis uus IFS, mis võimaldab meil aktsiakapitali vähendada, et selle arvelt me saame siis grupile tagastada veel täiendavalt 5,3 miljonit eurot. Ja ma arvan, et see põhimõtteliselt võtab väga hästi kokku selle, et mis meil see aasta plaanis on. Aitäh. Kolmas ja viimane slaid sisuliselt on eelmise 2 slaidi süntees laias laastus. Ja mis siin öeldud on see, et tulud siis kokku kasvavad 18%, intressituludest rohkem, teenustasutuludest vähem ja kasum enne allahindlusi sisuliselt kasvab 27% võrra. Et see on väga tugev number. See, miks puhaskasumisse jääb lõpuks järgi 10% kasv, on siin juba välja ka toodud, et krediidikulude kasv 2,8 korda võrreldes selle aasta prognoosiga on ühtepidi on konservatiivne nägemus, teistpidi ma arvame, et seda on mõistlik ette ikkagi prognoosida, et me oleme praegu üsna selgelt krediiditsükli ülemises ääres. Nüüd on lihtsalt küsimus, et kui kaua see ülemine äär kestab. Et ta võib lõppeda 1 aastaga, aga ta võib olla sellisel tasemel ka 5 aastat, kui majandusel läheb hästi. Prognoose on mõistlik teha küll tõenäosuse peale, aga hoiame natukene sellist konservatiivset joont ka. Ehk kokkuvõttes sellest reast sõltub kõige rohkem, kuidas meie tegelik tulemus prognoosidele päriselus vastab. Ja mis siin roed veel mõjutab, on selgelt siis tulumaksukulu samamoodi. Ehk kõiki neid asju arvesse võttes siis puhaskasum kasvab 10%, ilma nendeta oluliselt rohkem muidugi. Ja oluline on veel siin see, et kulu-tulu suhe langeb väga korralikus tempos, ehk et selge viide efektiivsuse kasvule. Kapitali adekvaatsus püsib meil jätkuvalt tugev. Me oleme väga hästi kapitaliseeritud ja jääme väga likviidseks ka lähiaastatel. Erki mainis, et kapitali me nende prognooside pealt juurde ei vaja. Pigem on varahaldus juba maksab dividende, pank saab ise hakkama, üleliigne kapital, kui seda tekib, akumuleeritakse gruppi välja ja grupp omakorda on heaks kiitnud dividendipoliitika. Ja see siis omakorda on kooskõlas meie kasvu ambitsioonidega. Ehk et kapitali meil turult võib vaja minna ainult siis, kui me tulevikus soovime laieneda, kasvada järsemalt, kui me oleme selles prognoosis ette näinud. Aga jätakski selle siia ette. Võib-olla on teil hea küsida, et ma tegelikult vastaks nendele küsimustele 3 peale, et kui teil neid tekib, et ametlik osa on läbi, et ootaks mingeid küsimusi, mõtteid, diskussioonipunkte. Kuidas? Me kaalusime, kas me paneme Leedu prognoosi eraldi ka, aga arvestades, et Leedu prognoosi puhaskasum on suurusjärguna 1 miljon eurot, mis on circa 5% sellest kasumist, siis ta on vähem kui pangas sees mitmed osakonnad juba teevad ja me selle kohta eraldi slaide näitama ei hakka, sest ta strateegiliselt ei ole enam nii oluline. Aga vastus Leedu enda kohta on niimoodi, et me sealt märkimisväärselt kasve ei oota. Portfellid küll suurenevad, aga need ei ole kindlasti sellised järsud kasvud, pigem selline aeglane stabiilne kasvamine. Ja mis veel lisaks juurde on see, et meil on käivitunud seal krediitkaartide projekt ja me väljastame seal krediitkaarte. Me ei ole neid väga palju veel teinud, suurusjärk on paar tuhat kaarti, kasutatud limiit on siiani pigem väike, et väga märkimisväärseks ei saa seda lugeda. Selle kaardiprojektiga me kindlasti jätkame, aga ka sealt ei ole sellist kasvu oodata, mis oleks siin trende või numbreid väga palju muutevad. Et Leedu kokkuvõte on lühidalt, et stabiilse krediidi kvaliteediga natukene kasvav tegevus. Aga nii palju ma ütlen ka juurde, et me Leedu puhul
otsime neid võimalusi kogu aeg, et kuidas sellest väiksest kasvust võiks saada suurem kasv. Kui see tähendab kellegagi läbirääkimisi tulevikus ühinemiste osas Leedu äriüksuse mõttes või siis kellegi väiksema soetamise ükskõik, et siis me nendele võimalustele muidugi oleme kogu aeg avatud. Aga teistpidi kehtib see niikuinii kogu grupi kohta ka. Ehk LHV strateegia nurgakivi on selgelt kasvamine ja eks me üritame seda siis Leedus ka, et iseasi, kui hästi ta välja tuleb. Prognoosis siin sellega arvestatud ei ole. Praegu kasv on seotud Eestiga rohkem ja kus olete mõelnud kuhugi minna edaspidi? Me mõtleme sellele konstantselt, et mis ma kasvu kohta ütlen, on see, et me suudame kasvada täna väga hästi orgaaniliselt, sisuliselt kõikide toodete lõikes, kõikide äriüksuste lõikes, sellega meil probleemi ei ole. Tahaks kasvada veel kiiremini. Ja seda, et kuidas saab kasvada veel kiiremini, on minna mõnele uuele turule või siis teha kellegagi läbi ostu koostööd. Need muidugi on sellised teemad, et nii või naa ilmuvad nad läbi börsiteate, aga me põhimõtteliselt neid võimalusi oleme kogu aeg otsimas. Et see on konstantne tegevus. Statistika on kindlasti selline, et kui sa arvad, et sa oled mõne võimaluse leidnud, siis 95% juhtudel see tegelikult ei ole. Et väga palju nagu kontakte, aga need ei realiseeru, aga me kogu aeg otsime kasvu võimalusi. Ja. See on Läti turg on kinni, Leedu turg võib-olla kunagi kasvab kinni, aga mis puudutab suured turud Euroopas? Me omale ühtegi piirangut ei sea, et kui Läti ja Leedu turu peale nagu tegelikult mõelda, siis ajalugu on näidanud, et oled sa finantsasutus Eestist või ükskõik milline muu ettevõte, siis õnnestumise protsent Lätis või Leedus on ikkagi suhteliselt madal. Ja see geograafiline lähedus on petlik, sellepärast, et kultuuriline erinevus on piisavalt suur. Kui rääkida puhtalt pangandusest, siis Leedus on märkimisväärselt suuremad krediidikulud ja seejuures palju tõsisem konkurents ehk ühtepidi sul on madalamad tulud, alt on suuremad krediidikahjud ja konkurents ja muu sinna juurde panna. Ja Lätis on need krediidikahju näitajad veel suuremad. Et konsolideeritud tasemel Läti pangandus ei ole 10 aasta jooksul või isegi natuke kauem suutnud kasumit üldse näidata. Ehk geograafilise petlikkuse õnge me ei lähe, üritaks leida, et riik ei ole nii-öelda ei eelis ega ka takistus. Et me võime vabalt suuremalt ka mõelda, et kui vaja on. Miks mitte Saksamaa? Et neid riike on iseenesest seal ÜRO registris umbes 200, mõne me välistame ära, aga siin Euroopa suunal võib-olla mõne leiame kunagi. Ma korra lihtsalt ütleks üle, et need prognoosid, mis meil avaldatud on meie olemasolevate tegevuste kohta. Siin ei ole ei tulusid ega kulusid uute projektide osas, et kui me teeme otsuse nüüd midagi veel teha, siis see on kõik täiendav nii tulude kui ka kulude reaalsus. Ja prognooside kohta on ilmselt mõistlik selle jutu peale ka lisada, et mis börsiteates välja ei tulnud, täpselt seal oli küll sõnastus, aga kui prognoosid hakkavad tulevikus erinema 10% meie hinnangul, siis me teeme uue prognoosi ja jagame seda. Ehk prognooside uuendamine tuleb jooksvalt, mis tähendab ka seda, et kui meil on mingi laienemise plaan või kulud või tulud hakkavad siia läbi mingite ideede nagu sisse tekkima, siis me avaldame ka uue prognoosi selle kohta. Kas seda MOK-i liisingust ei ole mõtet kinni panna hoopis näiteks või maha müüa ja seda kapitali uuteks projektides kasutada? Kinni panna teda täna ei ole mõtet, sellepärast, et ta investorile selle tootluse toob ära, küll aga on see tootlus natukene liiga madal. Ehk me tahaks ise rohkem ja selles suhtes on see küsimus õigustatud, et me neid otsuseid või neid võimalusi erinevaid otsime. Kellegagi liita, teha tulemust efektiivsemaks ja nii edasi, aga kinnipanemine konkreetselt täna on pigem päevakorrast maas, sest ta ikkagi selle omakapitali tootluse teeb ära. Korra täiendan, et
Moki liisingust finantseerib pank. Pank on andnud Moki liisingusele 30 miljonit laenu. Me teenime umbes 1 miljon eurot aastas pangana selle pealt. Et see teeb arvutust natukene keerulisemaks. Kuigi väga pikas plaanis peab ta ikkagi ise hakkama saama, aga jah. Kas 10% erinevust, see on puhaskodugi reaalnumber või mingid muud, ütleme nii, et prognoos, et jutt, et kui suurem kui 10%, siis korrigeeritakse, et see on ikkagi puhaskasumi number, eks ju, mitte mingid muud reaalsed. Ta on tegelikult niimoodi, et kui siin need olulised read muutuvad, siis ta võib tähendada ka teiste ridade põhjalt seda muutmisotsust. Et kui meil ikkagi tulud hakkavad minema pluss või miinus 15%, et siis ta võib tähendada ka siis prognoosi uuendamist ja avalikustamist. Et me siin ükskõik, mis rida 10%. Sisuliselt küll, jah. Nendest 4 või 5 reast, mis siin on toodud küll. Kui siin vaatad neid kasvunumbreid, siis ainukene, kus see saab tulla, on laenude allahindlus sisuliselt. Et ülejäänud, kui ikka tuludesse 10% plussi miinust on, siis on midagi kas väga hästi või väga halvasti. Allahindlus on kindlad, et tulud on teenida. Aga selle allahindlusega ma igaks juhuks ütlen ära, et kuna allahindluse rida ei ole aasta peale kindlasti lineaarne, siis see ei tähenda seda, et kui me esimese kvartali lõpuks pole 4 täis teinud, et me kohe oleme prognoose muutmas. Et see allahindlus on ikka selline asi, et ta võib tulla ka väga järsku ja väga korraga, et me siin väga varakult seda rida kindlasti muutmas ei ole. Isegi kui meil tuleb väga hea esimene kvartal. Jah, näiteks. Nii, aga küsige veel äkki. Kuidas väiksed investorid nagu meie saame aidata? Te saate väga hästi aidata. Et esiteks on see, et kui te ei ole käinud sealt Eestletist läbi ja kliendikontot teinud, mida ma siin kellegi puhul ei usu, et siis te võite sinna minna. Aga kui te kliendikonto olete ära teinud, siis kõiki meie muid tooteid saab kodulehekülje kaudu tarbida. Et jah, see kliendikonto avamine tänapäeval on kas kontoris või meil mõne teenusepakkuja juures, et seal on lihtsalt isiku tuvastamine. Kõik teised tooted elektroonilistes kanalites, meil on olemas absoluutselt kõik laenutooted eraisikutele, ettevõtetele, kaubanduse finantseerimine tuli viimasena juurde. Krediitkaardid, pangakaardid, kõige ilusamad värvid üldse, mis Eestisse pangakaardidel on roosa, kuldne, ja Erki mainis, et siin on privaadipakkumised tulemas, nii et meil see toodete ampluaa on väga hea ja mis ma ise julgen veel öelda, et me oleme nende toodete juures ikkagi väga sellised kaasamõtlevad, et ma ei saa öelda, et me teeme kõigile oma 100 pluss 1000 klientidele rätsepülikondasid, aga me teeme neid standardse ja rätsepülikondade vahel ikkagi. Nii et erisoovidega võib ka proovida pöörduda, eks me leiame lahenduse. Aga kõige rohkem saab hakata kaasa sellega, et tarbige meie tooteid ja teenuseid ja reklaamige neid kodus ja perekonnas ka. Kaubanduse finantseerimist, mis see on? See eelkõige koosneb välisgarantiidest ehk Eesti ettevõtted saaksid välismaale minna ja siis ka faktooringust, et kui tekib nõue, et siis seda faktoorida raha kiiremini kätte saada. Ehk ta laias laastus on ettevõtete likviidsuse juhtimise instrumendid. Seal sees on ka erinevad lao finantseeringud, nende osas me natukene veel mõtleme. Aga jah, sellest on, ütleme, suured ja rahvusvahelisemad ettevõtted on puudust tulnud, lahendasime neile ka selle kitsaskoha ära. Kui kaua seda Dansket maha amorditakse, et oli vist juttu, et 100 000 läheb edaspidi kuus vist, aga kas kõik antakse maha see immateriaalne osa või mingil maale? Põhimõtteliselt see saabki olema tempos 1% kuus jääkväärtuselt. Ja selles mõttes see jääkväärtus jääb kogu aeg väiksemaks. Ja Kvartalis, mitte kuus. Just kvartalis, jah. Et kui meil on selle aasta
2016 detsembri seisuga bilansis 3,6 miljonit kliendilepingute nii-öelda väärtuseks ja me amordime seda 1% kuus, siis see annab umbes 100-120 000 kvartalis ja see jääbki nagu kogu aeg olema 1% selle nii-öelda jäägi pealt. Täpsustage dividendipoliitikat. Dividendipoliitika ütleb, et me maksame välja 25% maksustamiseelsest kasumist. Üldkoosolek otsustab märtsi lõpus, et kas tegemist on koos tulumaksuga või ilma. Ja ma luban, et me sellel üldkoosolekul täpsustame ka sellise sõnastuse niipidi ära, et seda küsimust kunagi tulevikus ei teki, et ma saan aru, et siin natukene on praegu arusaamatust olnud ja see sõnastus, tunnistame viga, oli natukene nagu ebaühtlane. Aga jah, nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku ja siis sealt tuleb, jah. Korra numbriliselt juba täiendan, et kui poliitika ütleb, et dividendide maksmise poliitika ütleb, et me maksame välja vähemalt 25% maksuväärtusest kasumist, siis see number eelmise aasta kohta on 18 senti aktsia kohta. Nii et ja kui sellest nüüd maks maha võtta, siis jääb 15 senti aktsia kohta. Nii et see valik on põhimõtteliselt 15 või 18 sendi vahel. Ja mis veel kodus arvutades tuleb tähele panna, et need arvutused tuleb teha mitte konsolideeritud kasumi vastu, vaid emaettevõtte aktsionäridele kuuluva kasumi vastu, kust on vähemusosalus maha arvutatud ja siis see 25%. Aga jah, tulumaks versus mitte on see sama kas 18 või 15 senti aktsia kohta. Ma näen, et väga palju klientidest, põhimõtteliselt, ma ei tea, kas see on strateegia või mitte, aga te teete kõiki asju natuke parem kui teised ja selles mõttes, et see on strateegia. Ja see ongi strateegia. Selles mõttes, et turg tuleb teistest nagu pankadest ja kas te tunnete, kus on see piir, kui suureks võiks Eestis olla näiteks? Sest te teate ju teised osalejad, kui suur on nende turu osa ja palju sellest te võite endale kätte saada aasta jooksul või? Kui puhtalt näiteks laenusid vaadata, siis see turg kasvab orgaaniliselt ka uuesti. Ja ega ei hakka salgama, et orgaaniliselt me tahame selle turuga koos kasvada, aga ilmselt on see sisse kirjutatud ikkagi natukene turuosa võitmine ka. Aga teistpidi Erki võib nii-öelda panga strateegilisest visioonist rääkida, et me varahaldusega tahame kasvada oluliselt nagu suuremaks ja pangaga samamoodi ka, et jõuda ikkagi olulisuselt top 3. Jah, et panga puhul, kui vaadata neid turuosasid, mis meil täna on, näiteks hoiustes või laenudes 3-4%, turg ise veel kasvab ka, et seal on võimalik mitu korda veel pangana kasvada. Ja kui varahaldust vaadata, siis klientide arv, fondide maht, loomulikult see on keerulisem, kuna pensionifondides on meil täna juba 180 000 klienti umbes ja kogu süsteemiga on liitunud seal 600 midagi, eks ole, et see on juba siis natukene aeglasem kasv. Varalise poole pealt see turg täna on ju jagunenud 40, 30, 20, 10, et Swedbankal on 40%, LHV 30%, SEB 20% ja Nordial 10%. Et me oleme täna suuruselt teised, et seni kuni me esimesed ei ole, siis ju ruumi on kasvada küll. Jah. Nii, kas on lõpetuseks mõned veel? Äkki täpsustate natuke seda kapitali asja, et siin nagu üks slaid oli, kus oli varahaldusel jääb raha üle, tuleb tagasi ja siis panga puhul oli kommentaar, et võib-olla kui kasv tuleb suurem, et siis oleks vaja seda toetada kapitaliga, et kas see nagu ei käi kuidagi niimoodi, et siis see varahalduse raha siis liigubki nagu panka põhimõtteliselt. Et grupi tasandil raha juurde ei ole ka siis vaja, kui pank kasvabki rohkem, kui seal prognoosides kirjas on.
Ma igaks juhuks täpsustaks, et panga puhul oli ikkagi kommentaar see, et me tänases finantsplaanis kapitali juurde vaja. Et võib-olla see minu kommentaar käis selle kohta, et kui me juhtumisi peaks kasvama oluliselt kiiremini läbi mingite tehingute, aga mitte läbi nii-öelda orgaanilise kasvu, et seda piiri me ei katsu isegi siis, kui me sellest plaanist kiiremini kasvame. Ma mõtlesin niimoodi, et siin oli see 120 miljonit kasv, et tuleb näiteks 160 miljonit laenuportfelli kasv. Et kas selle jaoks on vaja grupi tasandil kapitali suurendada või piisab sellest kuidagi, et varahalduses jääb mingit raha üle ja siis selle saab omakorda panna sinna pankadesse? Teoorias neid konstruktsioone saab nagu teha nii ja naapidi, et sest nagu väga lai vaade on selline, et ülelikviidsuse kogub grupp kokku, aga seda ei ole mõtet iga kord teha, et kui see näiteks toob kaasa varahalduse dividendi pealt makstava tulumaksu ja grupp seda edasi nii-öelda aktsionäridele ei maksa, siis see on tarbetu ette toodud kulu, mida ilmtingimata ei pea tegema. Praeguse nii-öelda üleliigse kapitali kokkukogumine käib ka niimoodi, et kuna jõustunud on uus investeerimisfondide seadus, siis varahaldus võib ka kapitali vähendada. See kapitalise vähendamise kaudu liigub raha gruppi. Grupp seda puhvrit jääb hoidma ja tõesti, et kui ühel või teisel tütrel on seda mingil hetkel vaja, siis loomulikult grupp toetab. Tänastes prognoosides seda ette näha ei ole, aga seda, et grupis on alati mingit sorti kapitalipuhver, et seda me üsna tõenäoliselt jääme strateegiliselt hoidma, et senikaua kuni aktsionäridele on see tootlus nii-öelda tagatud, siis see väike puhver on seal igatpidi nii-öelda okei ja mõistlik. Aga kas seda saab ka nii-öelda otse liigutada, siis antud juhul seda vajadust praegu nendes prognoosides ei ole. Teoreetiliselt on see võimalik, aga laivaade on jah see, et kapitalitehingud käivad grupi kaudu. Loomulikult mõeldes seal ka nendele tulumaksukuludele ja kõikidele nendele võimalikele kaasnevatele kuludele. Arutluskäik on sul õige ja korrektne. Okei, et kui 120, konkreetse numbri näiteks, 120, selle asemel 160 laenub, et siis tõenäoliselt grupp ei pea kaasama veel oma vahendeid, vaid saab kuidagi sisemiselt selle lahendada. Ja. Meil on praegu peale dividendide väljamaksmist jääb gruppi puhver ja see puhver aasta jooksul suureneb. See puhver on piisavalt suur, et sinu näitele nii-öelda vastata ja teistpidi, ma ütlen sellega juurde, et selline olukord, kus laenuportfell kasvab nii palju kiiremini, et grupp vajab kapitali, saaks olla ainult väga tugeva tootlusega laenude pealt, et me ei hakka sinna tegema kodulaenu siis 1,2%-ga ja nii edasi. Ja kui väga tugeva tootluse pealt laenuportfell kasvab kiiresti, siis see pigem on nii-öelda positiivne probleem ka aktsionäridele ja siis ei ole ka häbi nii-öelda kapitali kaasama tulla. Aga selle näite puhul jah, seda vajadust ei ole praegu. Sealt oli enne käsi. Ma tahtsin küsida nende samade puhvrite, pika ja lühiajaliselt likviidsusnõuded siis kasvavad. Puhvrid nagu üks päev vara ei kaogi või puhvrid muutuvad nagu nulliks selles mõttes, et te peate neid kasutama hakkama oma normatiivide jaoks hoopis mingil heal päeval 2019. Normatiivide osas on niimoodi, et me täidame praegu nii sisemisi kui ka regulatiivseid normatiive täiesti arvestatava ülekattega. Nii et sealt lähiajal mingisugust probleemi ei ole. See, kas need kapitalinõuded muutuvad, siis jah, nad muutuvad sisuliselt iga aasta, sellepärast, et Finantsinspektsioon küll meiega koostöös, aga ka iseseisva harjutusena teeb järelevalvelise hinnangu, kus ta siis näeb ette, et kui palju meil kapitali peaks olema. Aga need muutused eeldatavalt ja loodetavasti tänu meie enda heale tööle ka ja efektiivsetele nii-öelda riskide haldamisele saavad olema pigem tõenäoliselt nagu väiksed. Ja loomulikult me oleme sellega arvestanud ka. Mis likviidsust puudutab, siis me oleme ikkagi väga likviidne
ja likviidsus nii-öelda normatiivset nõuet me ületame põhimõtteliselt 2,2 või 2,3 korda täna, et likviidsusega meil kindlasti mingisugust küsimust ei ole ja lähiajal ei saa kuidagi olema ka. Kuidas te hindate välja arvatud selline maailma ökonoomiline risk, mis võib-olla on või kes teab, missugused on teie kõige suuremad riskid? See, et mis võib muuta need numbrid järgmisel aastal? Kas sa mõtled majandusest või? Kuidas te ise hinnate? Teil on ju oma mingi riskmap olemas. No, ütleme niimoodi, et eeldades, et meil kõik sisemised riskijuhtimisprotsessid toimivad ja on väga head, milles ma olen täiesti kindel, siis see põhiline äririsk on ikkagi enam-vähem selles, et mis majanduses toimub. No, see läheb hästi võib-olla pikaks, et siin lühikest vastust ei ole, aga Eestist vaadates, et meil on niisugune nullilähedane kasv on ja see on selles suhtes petlik, et Eesti Pank isegi nimetab ka seda vist kuidagi niimoodi, et see on duaalne majandus justkui, et sul on paar sektorit väga tugevas miinuses, seal energeetika ja vist veonduslaandus. Ja siis on arvestatav hulk sektoreid, mis on seal plussis 3-4% veel. Ja just need plussis olevad sektorid on need, miks kui tänaval ringi käia, siis inimesed tarbivad päris palju tegelikult. Ja teine asi on see, et palgad kasvavad praegu 3. või 4. aastat kiiremini kui ettevõtete kasumid, produktiivsus langeb, see on selge risk meil ettevõtete panganduses laenude teenindamisel, intressimäärad, kui hakkavad hooga tõusma, siis on risk ettevõtete laenudel teenindamisel ja loomulikult me jälgime siin kõrval Rootsi kinnisvaraturgu ja meil on sektoriaalsed vaated põllumajandusele ja sellele samale veondusele, laandusele ja jumal tänatud, et Soome on oma pikaajalisest majanduslangusest välja saanud ja hakanud kasvama ja Vene tollid ja kõik sellised asjad, et me neid kogu aeg vaatame, aga me siin ühele asjale väga isegi keskenduda ei taha, et need on riskid, mida me jälgime ja haldame sisuliselt igapäevaselt. Aga kõige olulisem on see, et Eesti inimese finantskäitumine, mis on finantsasutuse puhul A ja O, on ikkagi üks Euroopa paremaid. Vaatad sa võlgnevuste arvu, makseviivituses olevate laenude arvu või ükskõik midagi. Et selline nagu meie põhikliendi põhilised finantsnäitajad on väga head ja see on kõige oluline. Ja neid ühe kvartali nagu pöörangutega ei murra tavaliselt, et kui ma täiendan ühes osas panga poole pealt, et panga jaoks 2 kõige suuremat riski on intressirisk ja teiseks siis krediidirisk. No, intressiriski puhul, kui mõelda niimoodi, et intressitasemed peaksid tõusma hakkama, siis tõenäoliselt nii turul kui meil on hoiuseid piisavalt, me ei pea hakkama hoiuste intressi tõstma. Aga kõik laenulepingud on seotud Euriboriga. Kui see tõuseb, siis peaks meie intressitulud tõusma. Ja teiselt poolt, kui nüüd võtta veel teistpidi situatsioon, kui intressid peaksid veel langema, siis küll klientide jaoks on meil Euribor nulliga ära piiratud, et see nagu rohkem allapoole ei lähe, aga siis likviidsete vahendite eest me tõenäoliselt peame rohkem maksma, aga see ei ole ka väga suur kulu, et kui see on isegi 1 miljon aastast, me elame selle üle. Ja teine risk, krediidirisk, see on see, millest Madis siis rohkem rääkis, et eks me püüame ise siis neid laenukliente hinnata ja oma riski nagu mõistlikus piires hoida, et pluss tagatistega piisavalt kõik laenud ära katta. Ja varahalduse poole pealt ma arvan, suurim risk on regulatiivne risk. Et meil on ette seatud, et fondimahtude kasvades haldustasud lähevad allapoole, aga keegi ei saa väita, et seda valemit ei taheta mingi hetk ümber vaadata, et see sõltub ikkagi poliitilisest otsusest. Kui me räägime konkurentidest, siis siin on selline põnev seis, et kui vaadata, et turule, siis päris paljude meist suuremate pankade jaoks on Eesti muutunud strateegiliselt ebaoluliseks.
nad tahavad siit kas välja või siis kui kohe ei saa, siis läbi mingit sorti konsolideerimiste. See ebaolulisus tuleneb, mul on selle kohta teooria, et Lõuna ja nii-öelda Kesk-Euroopa pangad ja traditsioonilised ärimudelid on sisuliselt vananenud, need ei tööta enam, sest kui sa paned kokku kasvavad regulatsioonid, suure bürokraatia, 100 000 töötajat, eelmisest sajandist pärit süsteemid ja võimetus pakkuda uusi ja paindlikke tooteid, siis sa saad kombinatsiooni, mis annab aktsionärile tootluseks väga madala ühekohalise numbri. Ja kui aktsionär sellist monstrumit vaatab, siis ta hakkab kuskilt nagu kärpima ja üldiselt sellised strateegiliselt ebaolulised kohad jäävad tihti esimesena ette. See toimub Eestis suuremate osas. Samal on hästi huvitav, et väiksemate osas viimaste uudiste valguses siin ka on pigem konkurents suurenemas. Et seal vahel on natukene tühja maad, alt tulevad sellised väiksemad ja kohalikud ülespoole, üleval selline konsolideerimine ja me oleme seal kuskil vahel, varsti siis ilmselt suured, aga juba nii-öelda paindliku ja tänapäevase ärimudeliga.